Millest siis täna puudu jäi? Ei, no kui me nüüd võtame tõsiselt, siis meil on vähem kui nädala jooksul on see 6. mäng. Eelmine nädal olid A-klass. Ja meil on neiud on haiged ka, mängisid ka täna Milano oli haige, eile õhtul oli palavikus. Ega me peame realistid olema. Mõni jäi tulemata ka ja kui võtame nüüd võistkonna vanust, siis ma arvan, et me oleme meistriliiga kõige noorem võistkond jälle, järjekordselt. Et meil on noored on sees, et läheb natukene aega jälle. Ega me alla ei anna, me proovime uuesti, meistri. Jaa, kindlasti ja tegelikult jäite ju nüüd vist esimest korda karikast nii-öelda medalist välja, et eelmine aasta olite 3., üle-eelmine 2. Okei, see oli üle-eelmine aasta kõige parem, eks eelmine aasta 3., aga ennem seda oleme ka ikka ära. Selge, aga et nii-öelda motivatsiooni taga asi ei olnud, et finaali ei saanud? No, motivatsioon, näed, eile 2 mängijat oli, täna ei ole. Töökohustused. Eks see eilne mäng läks, et mõne korral oleks veel teistpidi minna. Just, aga selge ja soovime siis edu meistrivõistlustel. Aitäh! Nii, palju õnne, Laura! Ma ei jõudnudki kokku lugeda, mitu eripreemiat sa said, väga tubli. Aga nüüd siis mängust, et tuli kergelt? Alguses küll ei läinud väga hästi, aga siis sain hoo sisse ja siis läks hästi. Ja meil oli nagu grupivaim ja see oli ka väga hea. Vaadates tribüüni pealt ka, siis jah, teie pink oli, ma ütleks lausa niimoodi, et võrdväärne publikule. Tundsite seda tuge ka platsi peal? Ja me peame ikka ilma suure publikut hakkama saama oma pingiga. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis see on HC Tabasalul esimene karika nii-öelda poodiumi koht. Ja on küll. Mis sihid on meistrivõistlustel? Ei tea, vaatame, mis elu toob. Väga tore, aga veel kord palju õnne ja edu meistrivõistlustel. Aitäh!